Tere! Mina olen Triin. Kaevasin kodus maad ja istutasin ümber mõne küüslaugu. Ja seda tehes tuli mul meelde Kõlleste Karlik OÜ. Olen Kõlleste Karlik OÜ esindajaga kohtunud mitmel ühistukonverentsil. Ja kuna minu küüslaugud eriti ei kasva ja neid on jäänud iga aastaga järjest vähemaks, siis otsustasin tulla külla Kõlleste Karlikule ja vaadata, kuidas see küüslaugu kasvatamine siis tegelikult käib. Nüüd on mul õnn ja rõõm tutvustada teile küüslaugu haldjat Vaiket. Tere! Siin laua peal on palju erinevaid hõrgutisi küüslaugust. Näiteks marineeritud küüslauk, salakaval sulajuust. Et need kõik on sinu tehtud? Kõik on minu tehtud. Aga kuidas sa üldse hakkasid küüslaugu kasvatamisega tegelema? Ega see ei olnudki minu mõte. See oli pigem... Tuligi mees koju üks päev, see oli umbes 9 aastat tagasi ja ütles, et hakkame nüüd küüslaugu kasvatama. Siis mul oli natukene. Aga tegelikult tal oli juba mõte täitsa peas olemas ja tegelikult oli isegi natuke seemet pandud lukku, et ostab ära selle. Ja nii me siis hakkasime ruttu põldu harima ja 0,7 hektarit sai maha pandud. Ja me tegime päris pikalt lihtsalt, kasvatasime küüslauku. Nüüd ma arvan 3 aastat on läinud sinnamaani, et ma olen hakanud mõtlema, mida nendest edasi teha. Sest et siis ma jäin lastega koju ja ei tahtnud tagasi tööle minna selliselt, et ma pean kogu aeg kellast kellani tööl käima nagu. Ja siis need hõrgutised siin laual ongi, põhiosa on viimased 1,5 aasta jooksul lauale saanud. Aga vaatame siis täpsemalt, mis siin on. Ja võib-olla ma prooviksid hea meelega. See on siis marineeritud küüslauk, eks? See on siis see, ma arvan. Ja. Väga maitsev. Mis on väga kasulik ja väga puhas ka. Ma vaatan, et siin ei ole üldse sees säilitusaineid. Ei ole. On ainult küüslauk, vesi, veresool, äädikas, fariin, suhkur ja maitseaine segu. Äädikas ongi tegelikult, mis on säilitusaine eest. Et äädikas, ju me teeme palju äädikaga keldrisse endale purki, kurgid ja mida kõike veel. Ja säilivad ju väga hästi, et mille jaoks nagu juurde veel midagi panna. Nii järgmine asi on siis marineeritud küüslaugu võrsad. Ja. Väga huvitav asi. Ma ei olegi enne midagi sellist kohanud. Proovime siis seda ka. See on selline hea maitse roheline salati asemel või salati sisse. Paljud panevad lihtsalt supile lisaks, et selline lihtsalt väike delikatess, mida igalt poolt ei saa. Ja siis on erinevad võided. Alustame siis salakavalast sulajuustust. Siin on siis sulatatud juust ja küüslaugu võrsad. Ja, need samad, mis oli marineeritud, lihtsalt toorest peast on nüüd on ära purustatud ja sulajuustuga kokku segatud. Nii mina ei oska seda hästi lahti teha. Ma võtan siit selle. Nii. Et ei tulegi tegelikult selle peale muidu, et võiks küüslaugust igasuguseid selliseid huvitavaid asju teha. Teil on siin ka küüslaugu pulber. Räägi mulle, kuidas seda küüslaugu pulbrit on hea kasutada. Seda küüslaugu pulbrit saab kasutada kõikide toodetele, kus tavaliselt toores küüslaugu pannakse. Seda on lihtsalt palju mugavam kasutada, aga samas maitset ja kõike nagu aroomid annab. Ja säilivus on ka nagu parem, kui võtta seda, et kodus tavaliselt kuivab see küüslauk ära, et siis sellega nagu ei juhtu midagi, et puriga on ilusti kinni, siis ei juhtu nagu sellega midagi. Ja lastele on vist ka hea seda manustada või salaja? Salaja selle koha pealt, et ei ole ühtegi tükki ja et ma olen ise ka teen seda päris tihti, et küüslauku ei tükelda, sest nad näevad kohe ära, kus on sipul või küüslauk. Neil on vist üleküllus sellest juba, et siis ma panen pulbrit. No me kõik teame, et küüslauk on väga hea haiguste ennetaja ja haiguste
haiguste ravimises väga tähtsal kohal. Et kas on mingeid selliseid põnevaid fakte küüslaugu kohta, mida sa oskaksid välja tuua või midagi sellist võib-olla, mida me tavaliselt ei tea küüslaugu kohta, aga mis ikkagi on oluline toime küüslaugul või omadus? No küüslauk on selline, mis ongi nagu suht imerami, et kui seda nii-öelda süüa, siis kui iga päev süüa üks küüslaugu küüs kasvi, siis ta nagu aitab organismil toimida täpselt nii, et ta jäägi haigeks. Et kui paljud hakkavadki nüüd nii-öelda haiguste perioodil seda hästi sööma, siis jah, ta natukene aitab, aga mida rohkem sa enne seda sööd pidevalt, järjepidevalt, siis on nagu sul palju väiksem oht üldse haigestuda ja kõik veri on nagu parem ja kolesteroolid ja kõik, mis inimestel tavaliselt hädad on, see nagu taandab seda. Teil kodulehel oli ka paar huvitavat asja küüslaugu kohta, et see on vananemisvastane ja see on näonahale väga hea. Need olid 2 asja, mis mulle ka jäid meelde. Et see on jah siuksed nagu faktid, mida mina nagu ei ole ise nagu vaadanud, et umbes, et ma ei ole ennast pilti teinud enne küüslaugu söömist. Ja peales tegelikult ausalt ma ei söö teda nagu nii palju, et ma nagu arvan, et ma olen nagu tohutu küüslaugu sööja, sest et ma juba hingan seda aroomi ja kõike sisse, et vahepeal ma ausalt unustan küüslauku sibulat toidusse panna, siis meesele tuletab meelde, kus sibul on. Aga samas aroomid ka hoiavad tervena, sest kui ma nagu lapsi näen, siis nemad kogu aeg elavad selle sees, kuigi söövad vähem, aga nad on ikkagi terved. Et me oleme praegu siin tootmishoones, kus kõik need küüslaugu tooted valmivad ja siin on ka tegelikult selline väga meeldiv küüslaugu lõhn. Kuidas salakaval sula just maitses? Hästi, selline terav, nagu maitsekas. See on tegelikult on teravam kui need küüslaugu või ja suitsuseapekiga. Et piimatoode tõmbab seda küüslaugu maitset nagu hästi esile. Jah, et lihasõpradele on siin ka selline asi nagu suitsuseapekine küüslauk. Aga kui nüüd on vaatajatel huvi osta neid küüslaugu tooteid, neid väga häid ja maitsvaid õrkutisi, et kust siis saab neid osta? Kõige lihtsam on minna kodulehekülje peale täita ära tellimusvorm. Ja siis ongi, mina saadan pakiga või siis lähim Põlva Tartu, siis saab ka käest kätte anda. Nii et väga mugavalt kohe koju saab tellida. Kas kusagil kauplustes on ka müügil? Kauplustest on nüüd niimoodi, et on Kaubamaja Tartu ja Tallinnas ja nüüd Coopides. Et Coop-kauplustes on marineeritud küüslauk, siis on see küüslaugupulber see suure purgiga ja nüüd Selver selle eriolukorraga tahtis ka toetada väike ettevõtteid, siis on see sama suur pulbrit ja siis selle pakiga 80 grammi, mis on seal pool. Kena, aitäh sulle ja vaatame siis õue ka. Oi, milline masin, mis see on? See roheline masin on taimekaitseprits, õige nimetus, aga sellega me paneme ka vedelväetist. Aga siin on midagi olulisemat küüslauga. Üks on siin Mugula sorteer ja see lilla on nii-öelda harjumismasin. Et siit on näha harjad ka. Sa natuke lähemale tuled, sa näed, siin on siuksed harjad, millega siis siukene kõik tolm ja mustus maha tuleb. Mis masin see ilus punane on? See ilus punane on küüslaugu kombain, mis võtab siis küüslaugud põllult ülesse ja lõikab ilusti ära ka küüslaugu pead, et kui sealt poolt hakkab võtma, siis ta ilusti läheb üleval, lõikab oma nugadega ära, küüslaug kukub siia, mugul kukub peale, läheb ilusti kotti ja siis juba kuivama. Nüüd me seisame kena, kauni ja suure küüslaugu põllu ees. Siin on siis küüslaugu all 3,8 hektarit maad. Ja räägime siis nüüd natuke küüslaugu kasvatamisest. Et on siis taliküüslauk ja on suviküüslauk. Täpselt nii. Nii, ja suviküüslauk, millal see maha pannakse? Sügisel. Suviküüslauk pannakse vara kevadel. Et siukene aprilli lõpp, mai algus ja võetakse siis umbes seal septembris. Et siis on ta valmis. Aga taliküüslauku pannakse sügisel ja võetakse juuli-august alguses.
kuidas on küüslaugu seemnega, kas seda on lihtne saada või missugune see küüslaugu seeme nüüd peaks olema, et saada head saaki? Küüslaugu nii-öelda paljundusmaterjal saab kas ise kasvatades enda küüslaugust võttes või siis ostadki küüslaugu kusagilt kokku ja siis teed endale sellest mugulast seemned või siis ostad juba valmis seemne. Et teie käest saab osta siit, tähendab, saab osta küüslaugu seemet? Jaa. Tähendab mitte seemet, vaid paljundusmaterjali just, et seemne müügiks peab olema eraldi see, et aga paljundusmaterjali saab. Kas küüslauk on vähenõudlik taim või ta nõuab päris palju hoolt? No nagu ikka, iga taimega on tegelikult nii, et ikkagi vajab hoolt. Natukene on vaja tunda, mismoodi ja kuidas ta põllul erinevate ilmatingimustega toimib. Et meie oleme nüüd seda 9 aastat katsetanud ja iga aastaga ma näen, et meil läheb asi paremaks, sest et kui ma praegu põlde vaatan, siis need on ilusad puhtad ja ma võin nagu rahule jääda selle tulemusega, sest ma tean, et umbrohi ei tärka enam veel nii ruttu, sest et õigel ajal on harimised tehtud ja see on nagu oluline, et kõik asjad nagu õigel ajal saaks tehtud. Ja mida te olete näiteks selleks teinud, et umbrohi ei tärkaks nii ruttu, et ta üldse vähem oleks? Ta tärkab ikka siis, kui on umbrohu aeg tärgata, aga seal ongi see, et tuleb ära harida. Aga need, kes nagu kodus, väikses aialapis on, see on lihtne, et seal käid kõblaga üle ja on tehtud umbrohu vaba, nagu ikka oma põllulapiga. Aga suurel pinnal väga nagu rohima ei lähe. Kui meil oli niisugune hektar maas, siis ma käisin, rohisin, olin nii-öelda käppuli mahu vahel ja rohisime, aga nüüd võtame kõik vahelt harimiste ja äästamistega. Ma loodan, et ma ütlesin õige sõna, et siis nagu tõmbab selle umbrohu, väikse umbrohu lahti ja juur kuivab ära ja see on nagu hea. Ja kuidas väetate? Kasvaks hästi? Meil on omast käest on siit võtta ka orgaanilist väetist, aga seda nagu oleme järjest vähem pannud, et pigem nagu hoiamegi niisugust, kuna see tõmbab hästi palju umbrohtu, siis me hoiame nagu selle väiksel määral, aga biostimulaatorid on, mida me erinevad kasutame ja päris paljud ettevõtted võtavad meiega ühendust, et nende uut ainet nagu katsetada ja olla, et siis me oleme nagu nendega päris tublisti nagu koostööd teinud. Mõnda oleme kasutama ka jäänud ja siis kompleksväetist ka ikkagi, mida paneme sügisel. See hoone on siis valminud tänu Tartu Hoiulaenu ühistu finantseerimisele ja see oli meil vajalik siis edasi arenguks, et jõuda ka kaubandusse, sest et siin hoones on külmladu, tänu millele me siis saame ka praegu küüslaugu pakkuda. Nii, palun. Või üks küüslaugu lõpp kohe. Ja, siin on väiksed tänukirjad, tunnustused ja siis üks on puudu. Lapsed on kuhugi ära tekkinud. Aga need on sibulad, mis ma hakkan nüüd homme, ülehomme maha panema. Sibul. Need sibulad saab ka, sibulad kasvatada ka. Just. See on mingi 0,3 hektarit umbes tuleb. Nii armsad väiksed. Nii. Siin on nüüd ära kuivatatud küüslaugulaastud ja need lähevad siis siia masinasse ja mul on see ära purustatud ja ongi pulber valmis. Et see masin teeb päris suurt lärmi. Tal on sellised terad, mis selle kõik purustab. Õige aeg purustada on mõnus pulber valmis.